Hea Eesti rahvas, ma soovin teile rääkida Narva linna tõsisest kriisist, soojuse hinna järsust kasvust. Praegu kehtib Narvas soojuse piirhind 105 eurot ja 4 senti megavatt-tunni eest. Võrreldes eelmise aasta piirhinnaga on uus piirhind küll 15,6% madalam, kuid vaatamata sellele jääb hind endiselt väga kõrgeks. Narva soojuse hind sõltub otseselt soojusenergia tootmise allikatest, kas kasutatakse maagaasi või põlevkivi ja biomassi segu. Praktikas jõuab soojus Narva kodudesse enamasti kallimast gaasil töötavast katlamajast. Alates 5. jaanuarist alustas tööd Baltielektrijaama 11. koostootmisplokk, mis toodab nii elektrit kui ka soojust. See annab võimaluse alandada kaugkütte hinda ligi 30%, mis viiks Narva soojuse hinna enam-vähem Eesti keskmisele tasemele. Kuid siin on üks suur aga. 11. plokk töötab ainult siis, kui tal on võimalus osaleda elektriturul või võimsusreserviturul. Kui selline võimalus puudub, toodetakse soojust taas kallimast gaasil töötavast katlamajast. Te võite mulle vastu väita: Aleksei, hind ju langeb, milles probleem? Pealegi pole Narva hind kõige kõrgem Eestis. Tõepoolest, Eesti kõrgemad kaugkütte hinnad on täna Kostiveres, Võisikul ja Kukrusel. Aga siin tuleb arvestada ajaloolist konteksti. Baltielektrijaam rajati nõukogude ajal kombineeritud elektri- ja soojuse tootmisjaamana, mille üheks keskseks eesmärgiks oli Narva linna kaugkütte varustamine. Narva elamurajoonid, tööstus ja sotsiaalhooned said aastakümneid odavat ja stabiilset soojust. Linn on pikalt elanud eeldusel, et jaam töötab ning soojus on kättesaadav ja taskukohane. Tänased Narva soojuse hinna probleemid on otseselt seotud Baltielektrijaama rolli muutumisega. Ei ole õiglane kanda kogu hinnatõuse Narva elanike õlgadele, sest see infrastruktuur loodi riikliku otsusena ning linnale ei olnud võimalust valida alternatiivset soojusallikat. Faktid hinnatõusust räägivad enda eest. Narva soojuse hind viimaste aastate jooksul on kasvanud ligikaudu 3 korda. Lugupeetud valitsus, kallinenud soojus mõjutab Narva elanikke ebaproportsionaalselt rohkem kui Eesti keskmist elanikku. Narva keskmine brutopalk on umbes veerandi võrra madalam kui Eesti keskmine. Samal ajal kui elutähtsad kulud, sealhulgas kaugküte ja elekter, on kas samal tasemel või Narvas isegi kõrgemad. See tähendab, et hinnatõusude mõju Narva elanikele on ebaõiglaselt suur. On täiesti absurdne ja kahetsusväärne olukord, kus Narva inimesed saavad arveid, millel on soojuse hind 3,6 kuni 3,8 eurot ruutmeetri kohta. Valitsus peab sellele reageerima ja kiiremas korras välja töötama riiklikud meetmed, mis aitavad Narva inimestele toime tulla. Näiteks kasuks oleksid sihitud toetused enam puudust kannatavatele gruppidele, pensionäridele, töötutele ja paljulapselistele peredele. Või riigi kui Eesti Energia omaniku selged suunised, et riigiettevõtte põhieesmärk ei oleks maksimaalne kasum ja dividendide teenimine, vaid sotsiaalmajandusliku stabiilsuse tagamine, sealhulgas taskukohase soojuse hinna pakkumine Narva linnale. Aitäh! Aitäh teile! Riina Sikkut, palun!